Tere tulemast kuulama podcasti Avastades uut maailma. Ja meie tänaseks teemaks on elu pärast surma. Ehk siis räägime nendel teemadel, et mis juhtub siis, kui me siit ilmast lahkume. Ja see küsimus on saatnud inimesi ilmselt kogu meie eksistentsi vältel. Ja mitte hirmu tekitamiseks, vaid selleks, et mõista elu sügavamat tähendust. Ja surm võib tunduda kui lõpp, kuid paljude õpetuste ja kogemuste järgi ja täna ka teaduslikult tõestatult on see tegelikult vaid üleminek ja üleminek uude teadvuse seisundisse. Ja selles osas arutame ka seda, mis tähendab elada nii, et elu pärast surma ei oleks hirmutav, vaid loomulik osa meie teekonnast. Ja kuidas saab teadlikuks, kuidas sisemine areng, hingekogemus valmistab meid ette mitte ainult surmaks, vaid ka tegelikult tõeliseks eluks. Ja meie oleme siis Kai-Sandra Auger ja Eda Lehesmets, oleme Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Akadeemia teadvuse võimaluste arendamise keskuse õpilased. Tere Eda! Tere Kai ja tere kõikidele kuulajatele! Rõõm on taaskord siin istuda ja rääkida sellisel põneval teemal nagu surm ja elu. No see surmateema on tõepoolest hästi põnev teema, kuigi mõndadele inimestele, paljudele inimestele võib-olla hirmutav, sellepärast et nad ei tea, mis selle taga tegelikult on. Ja inimesed arvavad, et elan üks kord ja sellega see asi lõpeb. Aga ma arvan, et kõige põletavam küsimus on see, et need teadmised, mida me täna siin jagama hakkame, et kust need pärinevad. Et need ei ole pelgalt lihtsalt arvamused, see ei ole lihtsalt religioossed mõtted, need ei ole sellised, ütleme, et mingisuguste iidsete õpetuste järgi, et on lihtsalt ainult põrgu ja taevas ja lähed pärast surma kohe valgusesse, vaid räägi äkki lähemalt, millel need teadmised põhinevad. No tänapäeva teadmised on juba põhinevad teadlaste uuringutel ja teadlased on jõudnud oma uuringutega juba väga-väga kaugele. Eelkõige siis kvantfüüsika, kvantpsühholoogia, epigeneetika, neurobioloogia. Võib-olla siis mõned nimed ka, et kui te hakkate guugeldama ja vaatama näiteks Bruce Lipton, Joe Dispenza, Anatoli Akimov, Pjotor Karjajev ja neid teadlaseid on tegelikult palju, kes nende teemadega on juba tegelenud. Väga paljusid neid teadusuuringuid laiale ringile kätte saadavad, ei olegi. Aga kui natukene tööd teha, siis leiab need kõik ülesse. Ja ma võib-olla siinkohal ka tooks sisse selle teema, et väga paljud inimesed, kes on ka võib-olla surma uurinud, et meil on ka Eestis üks põnev raamat välja antud, et kui seda teemat tegelikult vaatama hakata, siis selgubki, et inimestel on väga erinevad kogemused pärast surma. Et justkui võib tuua siin selle paralleeli kohe alguses, et nagu meie kõikide inimeste elud on täiesti erinevad, meil on hetkel 8 miljardit erinevat elu siin maa peal, on ka tegelikult see elu pärast surma igaühel väga individuaalne ja erinev. Ja täna me natukene räägimegi lähemalt sellest, et mis siis kujundab seda kogemust, mis saab siis, kui sinu siis mainekeha lõpetab siin füüsilises maailmas eksisteerimise. Aga alustakski võib-olla täitsa sellest, et mis on elu ja mis on surm ja kas siis surmaga, selle füüsilise keha surmaga lõpebki meie teadaolev elu? Seda kindlasti mitte. Et elu on lõputu igavene protsess ja mitte kõik olendid kosmoses ei ole loodud nii, nagu on inimesed. Inimesed ongi tegelikult surematud. Ja nii nagu me juba eelnevates podcastides rääkisime, et see füüsiline elu ja füüsiline keha, see on üks väga väikene osa kogu meie arenguteest. Ja selles füüsilises kehas me veedame selle lühikese, nõndanimetatud lühikese aja igavikust. Aga see elu on loodud praegult füüsilises kehas niimoodi, et kuna me peame saama erinevaid kogemusi, erinevatel ajaloo etappidel, siis vahepeal me lihtsalt jätame oma füüsilise keha maha, mida me nimetame surmaks. Aga elu on igavene protsess lõputu
ja surm on ainult transformatsioon, ehk siis inimese peenkehad on olnud, on ja jäävad olema. Ja inimese teadvus on see, mis ei sure, sureb ära ainult aju, sureb ära mõistus ja inimese füüsiline keha. Aju ja mõistus on seotud selle ainsa ühe eluga, mida inimene siis selles kindlas konkreetses füüsilises kehas elab. Aga selleks, et surma üldse mõista, peab tegelikult mõistma inimese olemust, peab mõistma kosmose olemust ja peab mõistma selle füüsilise elu eesmärki. Jah, ja võib-olla siinkohal, kas tahame rääkida kohe ka sellest, et enne kui lähme süübime sinna sügavustesse, et võib-olla taandada seda hirmu inimestel surma ees ja üldse sellel teemal vestlemast ja rääkimast ja sellel teemal mõtlemast, et väga paljudel tegelikult on ju hirm surma ees, et see on üks baashirm, see on üks kõige suuremaid hirmusid, mis väidetavalt on küll nagu kõikidel inimestel, aga miks see hirm surma ees on või kust ta tuleb? Nii nagu me kõik koosneme programmidest, siis surmahirm on samasugune programm ja see programm kantakse edasi reeglina lastele siis vanematelt, vanavanematelt, ümbritsevast keskkonnast, kõigest sellest, kus me siis suhtleme. Aga teatud inimestel on see surmahirm siis seotud eelnevate eludega. Ehk siis näiteks, kui inimene on oma eelmise elu elanud väga raskelt, on surnud väga keerulist surma, ütleme niimoodi, et siis tal tuleb kaasa alateadvusega see surmahirm ja siis, kui laps hakkab kasvama, arenema, siis see ego, see, millest me eelmine kord rääkisime, ego siis leiab üles just nimelt need programmid, milles tekitada inimeses seda hirmu. Et kuna ego elab hirmuprogrammidest, negatiivsetest programmidest, siis see surmahirm on tal selline väga magus maiuspala, kus ta saab kohe kinni haarata. Jah, et näiteks inimestel võib-olla põhjendamatult, et kui nad kardavad sügavat vett, et neil pole mitte mingisugust kogemust siin selles elus olnud tumeda veega, et ei ole isegi näinud, eks ole, ja esimest korda seda näevad, võivad tekkida täiesti mingid ärevushood või paanikahood või inimestel võivad olla ma ei tea, hirm tule ees või ka mingil määral mingid kõrguse kartused, eks ole, et siis võibki olla selgitatud sellega, et eelmisel korral on kas siis kuskil merehukus hukkutud, eks ole, või on tulega surma saadud või on kuskilt kõrgelt alla kukutud, eks ole, et see võib väga paljugi teatud juhtudel selgitada seda, et miks see selline tundmatu hirm inimesel näiteks on. Ja just täpselt, sa võtsid praegult ära selle minu elu konkreetse näite, et ma olen enam seda hirmu ei ole, sest et kui ma sain nagu teada, et ma eelmises elus uppusin, ma olin meremees, kes siis uppus tumedas öises vees tormiga ja sellest anti mulle kaasa see hirm tumeda vees, just nimelt selle musta öise tumeda vees, et päeval on nagu kõik super hästi, aga nii kui tuleb õhtu ja läheb hämaraks, siis ma enam vette ei tahtnud minna, see oli juba lapsest saati, ma ei osanud seda kuidagi seletada. Et kõik läksid ujuma, aga mina ütlesin, et järgmine kord vaatame, kui hommik tuleb. Aga see ongi see, et see on tulnud eelmisest elust, aga inimestel on väga palju seotud just nimelt hirme, ütleme võib-olla näiteks putukad, ämblikud, rotid, hiired, et see on selline paaniline hirm, mida inimene ei oska seletada, tal võib-olla selles elus pole mingit kokkupuudet olnud, aga võib-olla eelmises elus oli ta kuskil vanglas, kus ta pidi koos rottidega surema seal, et see on see, kus ta kaasa tuleb. Aga kui sa natukene mainisid ka seda, et tuleb mõista kõigepealt üldse elu ja inimese olemust, et ilmselt see ongi kõige olulisem arusaamine sellest, et lähme sellesse natukene sügavamuti, et mõista, et kuidas siis on see inimese elu tegelikult igavene ja kuidas on siis omavahel seotud siin see füüsiline keha ja peenkehad. No inimene koosneb siis 7 kehast, see on läbiv teema meil kogu aeg ja see kõige väiksem keha, füüsiline keha antakse siis 1 eluks. Et ülejäänud kehad, mis meil siis on, me nimetame neid peenkehadeks,
see on siis inimese 6 peenkeha ja nemad ei sure mitte kunagi. Nendele kehadele on antud igavene elu juhul, kui inimene elab ka oma elu õigesti. Me rääkisime esimeses podcastis sellest kvantüleminekust, et kui inimene ei oska hinnata elu õigesti, kui ta ise hävitab ennast, kui ta elab madalates programmides, siis võib tekkida ka olukord, kus tema peenkehad lagundatakse. Et siis küll elu on igavene, aga mitte enam sellises inimese kehastuses, nii nagu ta siiani on olnud. Et inimkond on eksisteerinud 1 000 000 aastat sellisena, nagu ta praegult on. Ja selle 1 000 000 aasta jooksul inimesed on elanud umbes oma poole eksistentsist. Ehk siis need elud, mis on inimestel elatud, kellel 400, kellel 500, kellel 600, siis need kõik on ju lõppenud surmaga. Et surm on elu loomulik osa, ehk siis ühe etapi lõpp inimene peab surema selleks, et ta saaks minna tagasi peentasandile, analüüsida kõike seda, mida ta selles elus tegi, ehk siis kui ta sünnib, talle antakse kaasa ülesanded, programmid, mida ta peab täitma ja tema teejuht siis juhib teda sellel teekonnal. Kuna me täna elame sellist ebateadlikku elu, siis enamik inimesi on sellel teelt üsna kõrvale kaldunud ja teejuhid näevad nagu väga palju vaeva, et inimkonda tagasi lükata sellesse õigesse vaimsesse arengusse. Aga ma kaldusin nüüd natukene teemast kõrvale, aga selleks, et inimene jõuaks siis oma arengus evolutsioneeruda, selleks ongi need erinevad etapid erinevatel ajastutel, erinevate kogemustega ja kuna aega ei eksisteeri, siis peentasandil on kõik siin ja praegu, aga eksisteerib ainult siin meil füüsilisel tasandil aegruumis. Ja kui inimene jätab selle aegruumi maha, siis ta läheb jälle peentasandile, kus aegruumi pole ja seal on jälle üks suur elu. Et tegelikult ju võib seda natukene sarnaselt tunnetada siis, kui me öösel või õhtul läheme magama, siis me justkui ka ju tegelikult meie teadvuses me selle füüsilise keha jätame justkui korraks nagu kõrvale, me oleme seal peentasanditel, meie teadvus liigub seal vastavalt erinevatele kihtidele, seedime igapäevast elukogemusi ja siis hommikul ärkame ülesse ja justkui ütleme, et jätkame seda füüsilist elu, et ka surma võib võrrelda siis seda sellega, et kui me siit füüsilisest kehast lahkuvad, me tegelikult lähme samamoodi sinna peentasandisse, et meil on nagu iga öö on väike surm ja igal hommikul uus väike nagu sündimine. Just. Lihtsalt iga hommikut, kui me alustame, siis me ei ole ära unustanud seda, mida me eelmisel päeval teinud oleme, kui just ei ole tabanud sügav dementsus meid. Aga just nimelt õhtul, kui me läheme magama ja ei ole enam teadvuses, me oleme teadvusest väljas, me läheme peentasandile. Osad inimesed mäletavad unenägusid, osad ei mäleta, aga kõik inimesed on peentasandil ja nad on just nimelt sellistes kärgedes, mida nad siis ise endale on loonud. Aga surm on siis nüüd selline, me nimetame surmaks siis seda, kus hing lahkub kehast, jätab keha maha ja enam tagasi ei tule. Kui me lähme magama, siis hing tuleb tagasi. Kui inimene läheb magama, siis hing lahkub peentasandile. Inimese kehas ei ole hinge siis. Aga kui inimene ärkab, siis hing on tagasi taas kehas, teadvus koos hingega on siis jälle aktiivne ja inimene mäletab oma eilset päeva ja eelmiseid aastaid, ja nii edasi. Ja sellest tõendusest, et inimestel see valguskeha, nimetame seda siis ka hingeks, surmahetkel lahkub, et seda on ka täna ju on arendatud välja need masinad, mis on võimelised seda valgust kinni püüdma, seda sagedust kinni püüdma ja on ka täna täiesti teaduslikult nähtud, et kui inimene lahkub, siis tegelikult ka tema seest see valgus ja see hing tegelikult liigubki ära. Ja kindlasti on väga paljud inimesi, kellel on neid selliseid surmalähedasi kogemusi, eks ole, et siis samamoodi, et nad näevad oma keha, neil on teadvus, nende mälu on alles ja ilmselt võib-olla see ongi kõige olulisem sõnum, milleni me siit praegult jõuame, et see, kuidas sa oma igapäevaelu elad, see mõjutab väga tugevalt seda, millist elu sa elad siis pärast seda transformatsiooni ehk surma.
just. Ja täpselt nii palju, kui on inimesi, nii palju on surmajärgseid kogemusi. Et tänapäeval on juba väga palju erinevaid saateid, populaarteaduslikke filme, teadlaste esinemisi selle surmajärgse kogemuse kohta, kus siis inimesed käivad nagu ära ja nad saadetakse siis elule tagasi. Nad ei ole ka siis oma eluülesannet täitnud või nad saavad mingi muu ülesanne, mida nad peavad siis inimkonna eest täitma ja nad tulevad tagasi, aga nad mäletavad seda, kui nad ära käisid. Ja ongi niimoodi, et nii palju, kui on inimesi, nii palju on erinevaid kogemusi. Sellepärast sa korraga mainisid, et me absoluutselt iga päev loome seda, kuhu me läheme pärast surma. Et kui me elame madalates vibratsioonides terve oma elu, siis me lahkume pärast surma ka madalatesse dimensioonidesse. Kui me oleme sellised, keskpärased inimesed, mitte eriti edasipüüdlikud, aga rahulikud, head, aga mitte vaimsed, siis me lahkume sellistesse keskmistesse dimensioonidesse 3-4. Aga kui me arendame ennast, oleme positiivselt uudishimulikud, teeme oma vaimsete kehadega tööd, teeme selle nimel tööd, et meie füüsiline keha oleks ka valguses, siis me lahkume kõrgematesse dimensioonidesse. Ja iga inimene pärast seda mikrosurma ehk siis seda korraks ärakäimist näeb seda, kuhu ta siis satub. Et see, kas on siis päris selline põrgu, puhastustuli, on sellised keskmised dimensioonid, mis on lihtsalt sellised kurvameelsed ja igavad, või siis on juba säravad ja valged ja sellised uhked, rõõmsad, kõrgemad dimensioonid. See sõltub ainult sellest inimesest endast, kuidas ta oma elu elab. Sellepärast ongi hästi oluline see igat päeva jälgida, milline on sinu sisemine seisund. Ja siin võib-olla teaduslikus mõttes võib-olla tuua seda teaduslikku informatsiooni ka igapäevaelu nagu tavalisse keelde, siis see koht, kust inimesed veel tagasi tulevad, on tegelikult võib mõelda selle peale justkui selline lennuterminal, et inimesed lähevad siit kui sinna lennuterminali, aga nad veel lennukiga kuskile konkreetselt oma õigesse kihti ei lenda, vaid nad tulevad sealt sellest lennuterminalist tagasi. Et nad tegelikult ei saa ju päris seda kogemust, et nad lähevad sinna, surevad ja päris surnuna tulevad tagasi, et sealt on võimalik tulla ainult läbi uue sünni tagasi. Et siis võidki mõelda seda, et nii palju, kui on erinevaid kogemusi inimestel näiteks lennujaamas, siis sama palju on erinevatel inimestel kogemusi, mida nad siis saavad ja tulla ja jagada siin ka maal. Mul tuli siinkohal meelde praegult, et eelmise sajandi keskpaigal, alguses ja keskpaigas elas üks väga kuulus meedium, Chico Javier. YouTube'is võib tema eluloost leida filmi ka. Filmi nimi ongi kohe Chico Javier. Ja Chico Javier kanaldas siis nende teispool elavate inimeste lugusid. Ja kahest sellest loost on tehtud ka üliägedad filmid. Ja kui te nüüd hästi otsite, siis te kindlasti leiate kuskilt ülesse. Venekeelne variant on Nacho Chac, hispaaniakeelne variant on No Solar ja ingliskeelne variant on Astral City. Ehk siis seal filmis näidatakse nii palju kui võimalik on praegult meie tehnoloogiliste võimalustega näidata, mis siis tegelikult toimub pärast surma, kuidas toimuvad need valikud, kuidas toimub elu teispoolsuses, millised on need kriteeriumid, kuidas inimesed valivad siis, kas nad lähevad puhastustulle või nad lähevad kõrgematesse dimensioonidesse. See on üliäge film ja annab väga palju teadmisi, nii et need, kes meie podcasti kuulavad, tehke natukene uurimustööd ja leidke see film ülesse. Et see on olemas nii inglise keeles, hispaania keeles kui ka vene keeles. Ja sealt ka sellest filmis lihtsalt visuaalselt tuleb väga kenasti välja, et mis on nende erinevate kihtide ja erinevate tasemete siis erinevused ja ongi see, et iga üks inimene loob nii-öelda oma seda surmajärgset elu siis ise oma iga minut, iga sekund, see justkui salvestub sinna
sellise nagu välisketta peale ja siis lõpuks, kui sa lahkud siit, lähed elad seda, täpselt seda sama elu nende samade emotsioonide, nende samade tunnetega. Ehk siis, et kui me tuleme korraks tagasi selle juurde, et inimesel on 6 peenkeha, siis üks nendest ongi see astraalne keha, on ütleme, et oma tunded, emotsioonid, su mõttekehad, ehk siis see jääb tegelikult ju alles, et kui me tuleme korraks selle täitsa surmajärgse kogemuse või selle, mis seal pärast toimub, et siis see kõik jääb ju alles, inimese mälu, tunded, emotsioonid, see jääb kõik alles, ehk siis selline inimene, nagu sa oled olnud, see tegelikult jätkub ka seda pärast seda, kui su füüsiline keha on siin nagu lahkunud või surnud. Ja siin ongi see vahe, et inimesed ei tea seda, et kui nad lahkuvad sellest ilmast, et siis tihtipeale öeldakse, et näed, nüüd ta sai oma vaevadest lahti. Sellisel juhul sai oma vaevadest lahti, kui ta elaski õnnelikku elu ja mingit vaeva ei olnud. Aga kui inimene elas õnnetut elu madalates vibratsioonides, oli väga haige, kannatas näiteks valude käes, siis ta lahkub samamoodi ja see jätkub teispoolsuses, nii nagu sa ütlesid. Me võtame oma emotsioonid, mõtted ja kogemused, võtame teispoolsusesse kaasa ja jätkame seda elu peentasandil ilma ajata. Et kui me siin tajume seda aega, et ütleme, on hommik ja lõuna ja õhtu, siis peentasandil aega ei ole ja seal tundub kõik üks igavik. Ehk kõik inimesed, kui nad elaksid teadlikult, siis nad looksid ainult enda ümber helgust, valgust, rõõmu, armastust, positiivsust, sellepärast, et selle nad võtavad kaasa peentasandile. Ja siin on see, et ütleme, me elame siin neid maiseid aastaid, no ütleme, headel juhtudel 90-100 aastat, siis see elu, mis on teispoolsuses, reeglina on palju pikem. Ja kuna see tundub ka veel igavikuna ja kui sa oled siin loonud oma madalaid vibratsioone, siis ma arvan, see on üsna karm. Selles filmis tuleb ka see välja, et inimesed, kes vaatavad seda filmi, siis ma soovitan kindlasti, et mõelge nagu väga tõsiselt selle üle, et mida te tunnete, mida te sööte ja joote, mis on ka väga oluline ja kuidas te käitute teiste inimestega, sest et see kõik loob meie pärast surma elu. Me elame pärast surma edasi. Mingit surma sellisel kujul, nagu inimesed ette kujutavad, tegelikult ei ole. Kui siin tulla korraks nende teaduslike terminite juurde või ütleme, et rääkida sellest, kuidas see nii-öelda mehaaniliselt toimib, siis ongi see, eks ole, et kõik koosneb energiast. Meie siin selles reaalsuses vibreerime vastavalt selle, ütleme, teatud sagedusel, vastavalt sellele, millised on meie mõtted, millised on meie tunded, millised on meie teod. Ja see lihtsalt, kui meil siin see füüsiline keha sureb, ütleme, et sealt läheb see eluenergia läheb välja, siis kõik meie peenkehad jäävad vibreerima tegelikult täpselt samasugusele sagedusele ja ta ongi ka seal nii-öelda siis väljapool seal kvanttasandil läheb, lihtsalt sinu teadvus läheb täpselt sellele sagedusele, kus sa siis oled paiknenud. Et selle tõttu ei saa seal teha mitte mingisuguseid muid kokkuleppeid või ei saa keegi teha mingisuguseid, ütleme, et sa saad täpselt seda, mida sa väärt oled, millisel tasemel sa oled siis nii nagu vibreerinud, et see tase või see vibratsioon jääb sulle ka siis pärast, ütleme, sinu peenkehad jäävad sellele vibratsioonile ja seal määrabki ainult nagu see, mitte see, et mida sa võib-olla tahad ja mida sa mõtled, mida sa nii väga võib-olla usud, vaid siis see, mille järgi sa tegelikult oled igapäevaselt elanud. Nojah, looja on loonud meid just nimelt sellise eluvormina, kus me saame oma kogemuse füüsilises elus. Ja see füüsiline elu on see, kus me saame parandada eelmiste elude eksimusi. Me tuleme siia ülesannetega ja need ülesanded ongi need, mis peaksid siis andma meile need kõrgemad vibratsioonid, kõrgemad teadmised, ehk siis kui me võtame kõik kokku, kõik on evolutsioon. Me jõuame jälle selle ühe ja sama teema juurde tagasi, et inimene peab evolutsioneeruma, kõik meie ümber evolutsioneerub. Ja nüüd, kui me läheneme just nimelt sellele kvanthüppele, meil elame praegult kvantüleminekus, siis see kvantüleminek on see sõel,
mis sõelub ära inimesed, kes on täitnud oma eluülesanded, inimesed, kes suudavad elada kõrgemates vibratsioonides, inimesed, kes väärivad valguse ja armastuse ajastut ja inimesed, kes ei ole väärtustanud elu, inimesed, kes ei ole väärtustanud Jumala loomingut, siis paratamatult nendel on lihtsalt teistsugune surmajärgne kogemus. Aga see, kuidas me elame ja see, kuidas me sureme, see on iga kord erinev. Selles mõttes, et eelnevates eludes, kui me oleme surnud, siis me oleme saanud mingisuguse kogemuse, alateadvus on see olemas ja ennem just rääkisime, et inimestel on see meeles, siis selles elus antakse sulle võimalus kõike seda parandada. Ja kui inimene oskab elada niimoodi, et ta on parandanud ära oma eelmise elude vead, ta on astunud sammukese edasi vaimse teekonna poole, evolutsiooni poole, arengu poole, meil on veel siin miljoneid aastaid edasi elada, aga küsimus on lihtsalt see, et kas inimene tahab üldse areneda, kas inimene üldse mõtleb selle peale, miks ta siin on ja mida ta siin teeb, et täna lihtsalt vaadates kogu seda ühiskonda tundub, et enamik inimesi, nad ei oska väärtustada elu. No ongi lihtsalt väga populaarne see, et elu on väga lühike, sul on ainult üks elu ja pole vahet, mida ma siin teen täna, eks ole, ma võin oma keha lõhkuda, ma võin olla ükskõik milline, eks ole, et sellel ei ole mingit tähtsust, et ma elan ju ainult ühe elu. Ja siin ongi see, et kui me võtame näiteks piibli, kus on 10 käsku sees, siis selles 10 käsus on tegelikult kõik see tõde üles loetud, kuidas inimene peaks elama. Aga seal ei ole muidugi öeldud seda, et ära tarbi alkoholi, ära söö liha ja selliseid asju seal konkreetselt ei ole, aga see on väga oluline sellepärast, et inimesed, kes hävitavad oma füüsilist keha, tarvitades selliseid aineid, mis ei toeta sinu füüsilist elu, siis nemad lahkuvad sellest maailmast nagu enesetapjad ja see on ka väga suur teema. Et enesetapjad on need, kes lähevad siis väga madalatesse vibratsioonidesse, reeglina on siis nad kõige madalamas puhastustules, kõige madalamas astraalis ja ka põrgu. Et kui sa tead, et alkohol tapab sinu eluenergiat ja sa ikkagi teed seda, kui sa ei tea ja ikkagi teed seda, siis sellel ei ole vahet. Et kõik ju teavad, et seaduse mittetundmine ei vabasta sind vastutusest ja see kehtib täpselt samamoodi inimeste elude kohta. Nii et me taaskord jõuame sinna inimesed. Ärge tarbige alkoholi, ärge suitsetage, ärge tehke oma kehale midagi sellist, mis hävitab teie füüsilist keha, sest et lahkudes siit enesetapjatena võib-olla tekkida võimalus, et ei saa enam mitte kunagi tagasi sündida siia. Just. Ja see kehtib ka nende puhul, et kui ongi, et ka läbi mingisuguste haiguste ja läbi ka lihtsalt siis väga halbade mõtete ja kõik see tegelikult, mis siis lõppkokkuvõttes mõjutab sinu keha. Ja me vastutame kõige selle eest, mida me mõtleme, me vastutame selle eest, mida me tunneme ja tänapäeval on tõesti, kui inimesed ei käi kuskil erinevatel koolitustel, et võta lihtsalt YouTube lahti ja kuula, mida räägivad teadlased, kuula, mida räägivad inimesed, kes on uurinud inimese elu sagedusi, aju tööd, ajufunktsioone, ajusagedusi, kes on uurinud inimese hingesagedusi. Seal on tohutult palju tegelikult materjali, mis tänapäeval on juba teadlaste poolt kinnitust leidnud, siis lihtsalt korraks nagu aeg maha võtta ja mõelda, et inimesed, mida te oma eludega teete. Kas on veel mingisuguseid konkreetseid detaile, mida praegult tahaksid seoses selle surma teemaga ise jagada, et mis oleks nagu oluline? See kõige olulisem me tegelikult oleme juba ära rääkinud, et see ongi see, et teadlik positiivne elu, teiste inimeste aitamine, evolutsioon, usk loojasse ja iseendasse, see on see, mis aitavad sul transformeerida ehk siis minna pärast surma kõrgematesse sagedustesse.
aga oluline tänapäeval on ka kindlasti see, et sa hoolid ühiskonnast, sa aitad kaasa ühiskonna evolutsioneerumisele ja et sa aitad kaasa kogu maailma parandamisele. See on ka täna hästi oluline variant, selline eelsoodumus, et sa saad kasutada neid kõrgemaid sagedusi, kuhu sa pärast surma lähed. Et kõik need inimesed, kellel on avanenud ekstrasensoorsed võimed, nad saavad vaadata ju mingil hetkel peenmaailma ja meil on täna maailmas väga palju erinevaid meediume, kes kasutavad seda võimalust, jagavad seda teiste inimestega ja see sõltub nüüd tegelikult ka meediumi võimetest, et meedium, kes ise on madalates vibratsioonides, tema nendesse kõrgematesse sagedustesse ei näe. Ja sealt tuleb hästi palju ka sellist negatiivset informatsiooni, et pärast surma ongi nagu kõik kole, aga tegelikult ei ole. Et pärast surma on väga ilus elu, tõesti väga ilus elu, kui sa oled elanud oma elu õigesti. Ja see on selline magnetism, et sind tõmbab pärast surma sinna, mida sa oma elus kõige rohkem loonud oled. Aga siin on väga olulised on inimeste viimased eluaastad. Kui inimene on näiteks terve elu, ütlemegi nii, et elanud valesti ja siis tal tuleb see selginemine, ta otsustab, et sellel elul on nüüd lõpp, ta otsustab, et ta tahab hakata arenema, ta muudab oma ellusuhtumist, muudab oma kombeid, muudab oma toitumist, muudab kõike, teeb kannapöörde. Siis tal on võimalik muuta kõike seda, mida ta eelnevalt loonud on, sest et meie maa ei ole loodud, planeet ei ole mitte loodud karistusplaneediks, et me olemegi arengus ja samamoodi nii nagu lapsed teevad pahandust, et sa ju elu lõpuni ei karista seda last sellepärast, et ta kunagi tegi pahandust. Et kui ta saab aru, see ongi asja eesmärk, kui sa saad aru, mida sa oled valesti teinud, siis sul on võimalik kõike muuta ja surra ja pärast surma elada helguses, valguses, rõõmus ja armastuses. Siin tulebki tegelikult ju vastus ka sellele, et väga paljud inimesed räägivad sellest, võib-olla ka kardavad, et on nagu kohtupäev, et kui sa sured, et siis keegi vaatab, et kui sa oled teinud nagu mingisuguse diili või et keegi saab justkui nagu midagi muud, mille ta on välja teeninud või et ta saab kuidagi seda nii-öelda mahkerdada seal kuskil midagi, siis tegelikult ainus kohtumõistja tegelikult oled sa ise endale oma vibratsioonidega, et seal ei ole mingeid hetkel meie maailmas suuri väravaid, kus keegi inimene otsustab, et nii sina lähed ja sina ei lähe vastavalt sellele, ma ei tea, milline sa välja näed või mingisuguste muude asjade alusel, eks ole, vaid tegelikult, et iga sinu päev, iga sinu hetk on see koht, millega sa siis seda surmajärgset elu lood ja see kohtumõistja suuresti oled sa ise, et seal nagu, ma arvan, et võib nagu niimoodi järeldada. Jaa, see on, et mitte Jumal ei otsusta, kuhu sa lähed, vaid sina ise oledki see Jumal, kes määrab ära selle, kuhu sa pärast surma lähed. Ja surma ei pea üldse kartma, et surma, tegelikult on surm, ütleme niimoodi, head inimesed surevad nii, et nad lähevad õhtul magama ja hommikul nad enam ei ärka. Et hea surma peab ka oma hea ja ilusa eluga välja teenima. Et kui inimene sureb piineldes, valudes ja läbi mingite selliste õuduste, siis see on ka tema elu üks näitajatest, et ta on ise endale loonud selle. Kõik see, mis meie elus toimub, me loome endale ise. Ja kui me suudame mõista mingil hetkel, et kõik see, mida ma mõtlen, kõik see, mida ma tunnen, kõik see, mida ma välja näitan, kõik see, kuidas ma elan, see ei loo mitte ainult tänast päeva, homset päeva, vaid see loob seda elu, mis on pärast surma. Ja see loob ka selle, kuidas ma suren. Just. Kas on veel mingeid olulisi mõtteid, mida me peaksime siin jagama? Me jätsime ühe väga suure teema surmast rääkimata, aga ma arvan, et me avame selle teema järgmine kord
ja jätame inimesed täna ootele. Jah, siin on kindlasti väga palju küsimusi inimestel näiteks selles osas, et kas inimesel on kindel saatus, kas inimesel on kindel surmaaeg. Väga paljud inimesed küsivad seda, eks ole, et miks väiksed lapsed surevad või miks need head inimesed surevad. Siis on väga palju mingeid ka selliseid küsimusi, eks ole, et kas matta inimest või põletada ja mis juhtub siis, kui inimene ei tea sellest surmajärgsest elust midagi või et siin on inimesed, et kui jäädakse kuskile ütleme, et elu ja surma vahelisele ajale kinni või kust tulevad kummitused nii-öelda, kust tulevad vaimud ja milline on üldse kogu see surmaprotsess, et tegelikult ongi, et see on väga suur ja lai teema, siin on nii palju küsimusi, aga ma arvan, et me suutsime täna anda vähemalt selle idee, see põhiidee, et iga oma hetk, iga oma mõttega sa lood seda teispoolsust, seda teist reaalsust seal oma sagedusega, sa justkui nagu koopiamasinaga või nagu sellise, ongi salvestusmasinaga, et justkui nagu vanasti olid need lindid, kerisid, salvestasid midagi, eks ole, et seda sellise lindi ja sellist muusikat, mida sa salvestasid, eks ole, terve oma elu jooksul, seda sa siis hakkad seal teispoolsuses igavikuliselt ketrama, eks ole. Ja nagu sa lugesid ette väga palju teemasid, aga jätkame siis järgmine kord ja ma loodan, et te jääte põnevusega ootama. Aitäh teile! Ja kui kellelgi on konkreetseid küsimusi surmaga seoses, võite meile julgelt küsida ja ehk leiame järgmine kord ka siis aja, et nendele küsimustele vastata. Aga aitäh kuulamast!